Tere sõbrad! Viisin hiljuti Instagramis läbi küsitluse selle kohta, millal te viimati mõõtsite veresuhkru ja mis oli tulemus. Nii selgus, et vähesed mäletavad, millal nad tegid veresuhkru testi ja selle tulemuse, kuid neile meenus, et arst ütles, et suhkur oli korras. Ja need, kes seda numbrit mäletasid, vastasid, et suhkur oli vahemikus 4,3 kuni 5,8 millimolli liitris. Miks on see oluline? Me kõik teame või arvame, aga ei taha seda tunnistada, et sööme süsivesikuid ja suhkruid üle. Selle alla ei pea ma silmas ainult seda, kas panete tee või kohvi sisse suhkrut või mitte, vaid seda, kui palju süsivesikuid päeva jooksul kokku tarvitate. Riis, kartul, pasta, sai, saiakesed, küpsised, kommid, jäätis, šokolaad, magusad jogurtid, kohukesed, kohupiimakreemid, mahlad, puuviljad, kuivatatud puuviljad ja palju muud. Veresuhkru tase ei ole pelgalt number, see peegeldab teie ainevahetust, aga kui olete mind juba varem jälginud, siis teate, et veresuhkru testi tulemus, eriti sõrme otsast, võib olla eksitav. Sealhulgas võib see olla normaalne L-diabeedi ja isegi teist tüüpi diabeediga inimestel. Pidage meeles, et insuliiniresistentsus ja hüperinsulineemia, see tähendab pidevalt kõrge insuliini tase veres ja rakkude tundlikkuse vähenemine selle suhtes, põhjustavad paratamatult haigusi ja insuliiniresistentsuse tõenäosus suureneb proportsionaalselt sellele, kuidas kasvab rasvavolt teie kõhul. Meie kliinikus pakume insuliiniresistentsuse olemasolu tuvastamiseks kõige täpsemaid teste, mida teie perearst ei tee ja mis aitavad meil ainevahetuse seisu õigeaegselt hinnata.